nüüd siis KPMG oodatud analüüs. Palun, Johanna-Maria ja Olavi. Jagate omavahel, kuidas? Tere siis ka meie poolt. Viimased pool aastat oleme siis KPMGs tegelenud energiasalve vesisalvesti mõjuvaldkondade väljaselgitamise ja täpsete kasude hindamisega. Tänaseks oleme siis oma tööga lõpule jõudnud ja meil on hea meel ka teile täna siin oma töötulemusi siis esitleda. Alustades siis kohe kõige olulisemast, ehk siis energiasalve vesisalvesti projekti summeeritud kasvudest tegevusperioodil. Siin ütlen märkusena ära, et kui me räägime tegevusperioodist, siis räägime 50-aastasest perioodist 2032 kuni 2081. Kui eksperdid hindavad, et vesisalvestite eluiga võib siis olla kuni 100 aastat, siis kuna meie arvutuskäik põhines just energiasalve enda finantsmudelil, mis kattis seda 50-aastast perioodi, siis kasutame ka seda oma analüüsis. Ja nagu te siis siin näete, siis meie hinnangul energiasalve lisandumine Eesti energiaturule aitaks siis Eesti elektritarbijatel kogu tegevusperioodil elektrikuludelt kokku hoida 6,5 miljardit eurot. Sinna alla loeme siis kokkuhoidu nii elektribörsi hinnalt, fikseeritud pakettide hindadelt, taastuvenergiatasudelt, võrgutasudelt kui ka siis varustuskindlustasudelt. Paralleelselt toob energiasalve Eesti majandusse 12,6 miljardit eurot lisandväärtust, Eesti riigikassasse 4 miljardit eurot maksutulu ja nagu siit läbi käis, siis kuna ehitusperioodil tuuakse maalt välja ja väärindatakse kõrgkvaliteetset kivimit gneissi, siis selle kasutuselevõtt Eesti teede ehituses aitaks meie hinnangul siis teede remondikuludelt kokku hoida umbes miljard eurot. Tere minu poolt ja siis mõjude hindamise raamistik on selle slaidi peal, et me räägime siis 50-aastasest tegevusperioodist, aga sellele eelneb ehitusetapp ja osaliselt siis kattub ehitus- ja tegevusperiood. 2031 saab valmis ja 2032 hakkab opereerima esimene faas, kus on siis rajatud 6 gigavatt-tundi salvestusmahtu ja 500 megavatti tootmisvõimsust. Ja paralleelselt siis esimese tegevusperioodiga laiendatakse salvestusmahtu ja tegevusperiood siis, mida meie mõõtsime, on 50 aastat, kuigi siis eeldatavalt projekti või seadmete eluiga on oluliselt pikem. Mõjuallikatest me vaatasime mõju siis läbi energeetika, siis elektri tootmise ja tarbimise kaudu ja teisena siis natuke väiksema mõjugrupina siis gneissi väljatoomise ja siis väärindamise mõju. Ja valdkondadena, mis siis läbivad kõiki neid mõjuallikaid, me vaatasime siis majanduse poole pealt, rahvamajanduse arvepidamise peamisi mõõdikuid, mis on siis lisandväärtus. Lisandväärtusest tekib maksutulu, sellega seotud on tööhõive ja siis vaatasime mõjusid elektritarbijatele ja mõjusid teede ehitusele läbi siis gneissi väljatoomise ja väärindamise. Keskkonna poole pealt siis eelkõige siis kliimamõjud, CO2 heite vähenemine, nii siis elektritootmise poole pealt, sealt tuleb nagu peamine efekt ja teiseks ka siis kaevandustegevuse poolelt. Heite rahaline väärtus on siis arvestatud heitkoguste kauplemise süsteemi hinnaprognooside alusel ja on siis ka informatiivselt välja toodud. Ja kolmas valdkond on sõltumatus. Sõltumatus siis seotud väliskaubandusega, kus me sõltume vähem nii elektri kui ka siis graniidi impordist
mõju varustuskindlusele, et me räägime sagedusteenustest, süsteemiteenustest, me räägime juhitavast võimsusest ja ressursikasutus on siis eelkõige seotud gneissi ja maavarade kasutusega, aga ka siis laiemalt, kui me siis vaatame salvestit kui asendust elektriakudele, siis ka elektriakudega seotud metallide osas. Nüüd ehitusperioodi mõjud on siin kokkuvõtlikult välja toodud, esimene etapp ja teine etapp, nii nagu sai mainitud, teisel etapil rajatakse suurem salvestusmaht juurde ja mõjud tekivad siis eelkõige siis kahest nii-öelda aspektist, et üks on siis otsene ehitustegevus ja teine on siis gneissi kaevandamine ja väärindamine, gneissi väljatoomine ja väärindamine, mis on seotud sellega siis, et projektis ei jäeta gneiss lihtsalt hunnikusse seisma, vaid see läheb kasutusse teedeehituses. Et kokku on meil siis nendest kahest aspektist 1,5 miljardit lisandväärtust kogu perioodi peale kokku tänastes hindades. Ja nüüd tähelepanelikumalt või peamiselt keskenduks ehitustegevuse majandusmõjudele, kus siis lisandväärtusega kaasneb tööhõive, 161 töökohta oleme arvestanud. See on nii, ütleme siis ehitustegevuses kui ka seadmete ja rajatiste siis materjalidega seotud tegevustes, et ainult siis see osa ehitustegevusest, mis jääb siis Eestisse. Enamus investeeringuga seotud kuludest läheb siis välistarnijatele, aga ka suures mahus jääb seda ka Eestisse ja loomulikult siis lisandväärtusega kaasneb ka maksutulu, et ligikaudu 300 miljonit. Tulles siis tagasi energeetika ja energeetika majandusmõjude juurde, siis nagu ma alguses mainisin, siis meie hinnangul lisab energiasalve Eesti majandusse 12,6 miljardit eurot lisandväärtust kogu perioodil, aastas teeb see siis keskmiselt 253 miljonit eurot lisandväärtust ja see lisandväärtus tuleb läbi väga mitme allika, see lisandub siis läbi energiasalve otsese äritegevuse ehk siis läbi ärikasumi, tööjõukulude, kulumi ja tarbimismaksude, see lisandub läbi energiasalve vahetarbimise ehk siis läbi energiasalve poolt tasutud elektrikulude, kindlustuskulude ja remondi- ja hoolduskulude, lisandväärtus lisandub siis ka läbi lõpptarbimise ja läbi madalamate elektrikulude tarbijatele kätte jääva suurema rahasumma kaudu siis. Ja samaaegselt lisandub meie hinnangul majandusse 80 miljonit eurot maksutulu aastas. Tänaste andmete kohaselt on see siis umbes 0,6% valitsuse aastasest maksutulust ning kogu perioodil võimendub see siis 4 miljardi euroni. Oluline mõjuvaldkond on siis tarbijate elektrikulude langemine olulisel määral, et esimesel slaidil oli juba välja toodud 6,5 miljardit kogu perioodi peale kokku. See siis on kokku arvestatud 131 miljonist eurost aastas ja see tekib läbi päris mitme nii-öelda mõjuvaldkonna. Kõige suurem mõju tekib börsihindade languse kaudu, et siin erinevad allikad arvestavad, sõltuvad ka perioodist, aga keskmine elektrihindade langus oleks ligi 4 eurot megavati kohta. Siis teine plokk on taastuvenergia tasude vähenemine, mis tekib siis kahest aspektist, et peamine on see, et energiasalv võimaldab toota taastuvenergia tootjatel suuremas mahus elektrit, kasutada ära paremini nende poolt loodud ressurssi ja selle võrra siis on riigil vähem
vajadus tasuda neile toetusi. Ja teine väiksem mõju tekib siis energiasalve lisatarbimisest, mis võtab siis enda kanda osa taastuvenergia kuludest, toetuse kuludest. Kolmas plokk on reservvõimsuste ülalpidamise kulu, et see on siis, Maarja juba sellest rääkis detailsemalt, on siis seotud sellega, et osaliselt arvestatakse loodud 500 megavatti tootmisvõimsust selliseks, mis suudab asendada juhitavat reservvõimsust, ehk reservvõimsust, mis on reservis ja ei tööta, selle eest on siis selle vähenemise võrra on siis vaja riigil vähem siis maksta reservi hoidmiseks, teha kulusid reservi hoidmiseks. Kolmas fikseeritud pakettide hinna vähenemine, see on seotud siis volatiilsuse vähenemisega energiasalve mõjul, siis energiahinnad ühtlustuvad, et tipuhinnad tulevad allapoole, alumised hinnad kerkivad ja väiksem volatiilsus tähendab elektrimüüjatele eelkõige siis paremat võimalust fikseerida pakette soodsama hinnaga. Ja väiksemad mõjud ka siis võrgutasude vähenemisele ja sagedusteenuste kuludele. Kolmas valdkond energeetikas on siis sõltumatus, kus meil on siis, ütleme siis raamistik on see 500 megavatti, tootmismaht 1,2 teravatt-tundi, mis moodustab kuskil 10% Eesti aastasest elektritarbimisest. Kui me vaatame tulevikku, siis see jõuab ilmselt 12 teravattini seal 30. aastatel. Ja sellega seotud on siis elektri impordi vähenemine eeldusel, et me laadime energiasalvestisse kodumaist taastuvelektrit, mis on realistlik, arvestades neid plaane, mis on seotud taastuvelektri tootmisvõimsuste rajamisega, aga elektri pool ei ole veel kõik, sellest järgmises numbris 183 miljonit on niisiis elektri impordi vähenemine rahasse arvestatuna, et siis ostuhindades, aga teine pool on see, mis tootmismahust asendab kodumaist toodangut. Ja see kodumaine toodang, mida asendab kõrgete hindade korral, see on eelduslikult maagaasist toodetud elekter. Kui me vaatame aastat 2032 ja sealt edasi vähenemise kaudu ja siis kasvuhoonegaaside, heitgaaside õiguste ostmise kaudu. Ja kolmas valdkond on siis reservi kulude vähenemine, millest juba siis eelmises slaidi peal sai räägitud. Ja vaadates siis energeetika keskkonnamõjusid, nagu Olavi ka mainis, siis lihtsustatult öeldes energiasalv võimaldab siis salvestada kodumaist taastuvenergiast toodetud elektrit ja müüa seda siis võrku tagasi kõige kriitilisematel hetkedel, kui taastuvenergiat ei ole võimalik toota. Ja sellest siis maksimaalne kokkuhoid aastas on 584 000 tonni KHG emissioone. Tänase statistika kohaselt on see 4% Eesti kogu emissioonist ja konverteerides siis ümber Euroopa Liidu HKS hindadesse teeb see 151 miljonit eurot kokkuhoidu aastas. Gneissi, jah. Vaadates siis Gneissi mõjusid, siis nagu ka mainisime, siis aastatel 2026 kuni 2038 tuuakse maalt välja ja väärindatakse 38 miljonit tonni kõrgkvaliteetset kivimit Gneissi. Selle protsessi käigus tekib juba lisandväärtust 113 miljonit eurot ja 268 miljonit eurot maksutulusid ning kui see kivim võtta siis kasutusse Eesti teedeehituses, asendades sellega siis importitud graniit ja kodumaine lubjakivi, kuna tegemist on siis 2,5 korda vastupidavama teedeehitusmaterjaliga, siis meie hinnangul aitaks teedeehituses kokku hoida umbes 1 miljard eurot. Konverteerides see siis teedekasutajate ajalisse võitu,
teeb see tegevusperioodil 25 miljonit eurot ning keskendudes siis vaid lubjakivi asendamisele, siis meie hinnangul on võimalik kokku hoida 247 hektarit siis maa-ala lubjakivi karjääride kaevandamisest ja TalTechi intervjuude põhjal on siis Eesti inimesed valmis maksma umbes 605 miljonit eurot, et vältida just nende kodukohas siis nende karjääride avamist. Gneissiga seotud on siis ka sõltumatus ja ka ressursikasutus, et me räägime ligikaudu 900 000 tonnist graniidi impordist, mis väheneb Gneissi kasutamise tulemusena. See on siis kahel perioodil, nii ehitusperioodil, kui kaevandatakse või välja tuuakse, kui ka siis nendel perioodidel, kui teede remonditsüklid on pikenenud ja teede remondil ei ole vaja kasutada graniiti. Selle koguse siis aastane rahaline väärtus on 12 miljonit eurot, mis on siis arvestatud impordi deklaratsioonidel deklareeritud hindade alusel, mitte siis kodumaise siin kohapeal müügihindade, vaid siis impordihindade alusel. Ja teine siis ressursikasutuse pool on siis kohalik lubjakivi. Johanna juba rääkis, et kaevanduste avamine väheneb, meil on vaja teede remondis ligikaudu 2 miljonit tonni lubjakivi aastas, et siis see jääb siis kaevandamata Gneissi kasutamise tulemusena. Gneissil on ka keskkonnamõjud mõnevõrra väiksemad kui elektri poolel, aga siiski, ja see tekib siis kolmest allikast. Et esiteks otsesest kaevandamistegevusest, kui me võrdleme siis graniidi kaevandamist, see on küll toimub välismaal, ja lubjakivi kaevandamist, siis Gneissi kaevandamisega, siis selle kaudu tekib 14 000 tonni, siis transpordi juures me räägime eelkõige siis importimisest Gneissi lubjakivi. Graniidi impordimisest siis Põhjamaadest Eestisse, et sealt siis on arvestuslikult 5000 tonni aastas CO2 vähenemist ja siis karjääride avamine, et seal on ka siis arvestatud sellega, et kui palju pinnasesse on seotud süsinikku ja siis selle alusel arvestatud siis need hektarite alusel CO2 emissiooni vähenemine. Ja lõpetuseks siis lühike ülevaade meie analüüsi üldisest metoodikast ja protsessist, et meie analüüsi aluseks oli siis rahvusvaheliselt tunnustatud sisend-väljund metoodika, mis on siis ka Eestis saanud standardiks majandusmõjude hindamisel, oleme ka ise eelnevalt teinud, ütleks, et 10 analüüse kasutades sama metoodikat, hindamaks siis nii riigi enda kui ka siis erasektori investeeringuid. Meie analüüsi 2 peamist sisendit olid siis Saksa analüüsimaja Teema Consulting poolt koostatud elektri hinna mõjuanalüüs ja siis TalTechi poolt koostatud Gneissi mõjude analüüs. Nii need 2 analüüsi siis, kui ka kõik muud meie analüüsi sisendid ja eeldused kooskõlastasime Kliimaministeeriumiga. Väga mitmed meie analüüsi sisendid tulid juba otse Kliimaministeeriumilt või siis olid vahendatud Kliimaministeeriumi poolt siis teistelt Eesti riigiasutustelt. Meie analüüsi mustandversiooni oleme jaganud nii Kliimaministeeriumi kui ka siis teiste ministeeriumite, riigiasutuste ja ettevõtetega. Oleme seda tagasisidestanud siis umbes 4 kuud ja oma lõpliku analüüsiversiooni siis kõik selle tagasiside arvesse võtnud. Nii et kokkuvõttes omalt poolt väga loodame, et tegemist on siis ka riigi jaoks kasuliku ja usaldusväärse tööriistaga. Ja oleme siis kokkuvõtte juures tagasi, et sisuliselt samad numbrid, mis alguses sai tutvustatud. Kokkuvõttes võib siis öelda, et mõju on oluline
kui me vaatame lisandväärtust nii ehitusperioodil kui ka tegevusperioodil, et Eesti aastane lisandväärtus on täna kuskil ligikaudu 40 miljardit. Need numbrid muidugi jagunevad aastate peale, aga lisandväärtusega kaasnevad ka eks ju, maksutulud, otseselt seotud loodud uue väärtusega, töökohad ja siis ka väga suur mõju siis elektritarbijatele, et kui me räägime siis elektritarbijatest, siis enamus, ligi 60-70% elektrist tarbib Eestis ettevõtlus, mis omakorda siis tähendab ka konkurentsivõime paranemist ja täiendavaid siis mõjusid sealt kaudu, aga neid me siis arvestanud ei ole. Aitäh! Aitäh! No nii, esimeses ettekandes me kuulsime, et tegelikult selle projekti tehniline ettevalmistus on jõudnud sellesse punkti, kust on vaja otsused edasi minna ja see on väga märkimisväärne. Teiseks me praegusest ettekandest kuulsime, et tegu on tegelikult, ma isegi ütleks, et laias laastus mitte ainult energeetilise projektiga, ta on suure majandusliku mõjuga Eesti majandusele tervikuna, teiseks on tegu mastaapsuse mõttes pretsedenditu projektiga meie väikese riigi jaoks, nii et on täiesti loomulik, et riigiga seda ka tihedas koostöös on nii-öelda tehtud ja arendatud, aga kuskilt edasi tuleb ka minna.